Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad, Autotund tagasi, Autotunni tegijad tagasi oma reisidelt stuudios Tarmo Tähepõld ja Margus Pipargeenius uudisteportaalist erinevate teemadega. Mina tulin Jaapanist, Margusega eelmist saate tegime tema Hiina teemadel. Nüüd on meil natuke reisidega vaiksem, aga mitte päris. Mõned uudismudelid on siin ka novembris veel vaja ära sõita, otsapidi detsembriski, aga tänases saates siis võtame ette erinevad aasta autode finalistid, sest me käisime Margusega eile järjekordselt sõidupäeval, kus siis oli kohal 6 Eesti aasta auto finalisti, see on siis see konkurss, mis on see aasta toimub juba 26. korda, mida Tõnu Ojala on eest vedanud aastaid. Välja on just hiljuti kuulutatud Euroopa aasta auto finalistid ja siis oli ju tegelikult ka veel Eesti autogaala omad. Ühesõnaga, vaatame, mis on siis üldiselt autotööstus ja need nii-öelda ajakirjanikud arvavad, et on selle aasta parimad autod. Ei pääseda ka minu Jaapani muljetest, aga enne seda mina tahtsin jagada eduelamust, nagu me siin saate alguses teeme, et mis siis nädalas juhtus ja olles nädalaid, võib-olla isegi kuid vaevelnud teemal, et millist rehvid oma autol osta. Et kui mul veel see Alfa oli, siis sellega oli natukene selles mõttes lihtsam, et kuna auto oli nii hea, nii uus, nii võimekas, et sinna alla nutsid. Aga ostsid hea rehvi. Ostsid hea rehvi, jätsid leivale vorsti ostmata, võib-olla sõitsid vähem, aga et kui oli rehvivahetuse või rehviostu aeg, et siis sinna ei saanud mingit saasta osta. Ma ei ütle saasta, vaid nagu ikkagi valist. Nüüd, kui mul on selline palju odavam auto, eks ju, mingi eriline dünaamik, see diisel Volvo pole, et natuke oli elu keerulisem. Jah, kui see auto maksab 3-4 000 eurot, siis 1000 euro eest ei raatsi sinna. Ei raatsi, jah, et nagu muidugi mõtled pere turvalisusele kõik, aga mõtlen, sellega seoses ma välistasin loomulikult, et kõik mingi sellise ding-dong, ling-longid, eks ju, kõik sellised, mis me ise oleme oma rehvi testides siin kirjutanud, et viimanegi talverehvide test jätkuvalt Autogeeniuse lehel leitav. Jälle seal on pikk nimekiri vist mingi 15 või 20 rehvi, mis nendes välismaa testides põhimõtteliselt saavad hinnangu, et kuulge, võib-olla kui sa elad, ma ei tea, Tšehhi lõuna osas näiteks, aga seal ikkagi nende rehvidel mängib ka siis juba pidamine märjal teel ja kõik need asjad ka, et see ei ole ainult talverehvi omadused, vaid nende omadused rehvina. Jah, et mingites testides need võivad ju hästi esineda, aga see ei tähenda, et nad neid teste tuleb vaadata siis, et mis nad täpselt on, et see ei pruugi tähendada, et nad talvistes oludes hea rehvid on. Jah, ja nii et lõpuks mul oligi siis pikk piinlemine oli see, et kas osta kasutatud rehv või osta uus rehv. Uued ma siis vaadates ka testi asju jõudsin, et mul 16 oli, üks kumhod. Nad on seal nende rehvi testides, see aasta on umbes kas 9. positsioon, vist oli äkki, et mitte tipp, aga ja rehv oleks maksnud umbes 90 eurot. Või siis vaadata kasutatud, aga paremat mingit juba sellist kontinentalit. Ja otsin ja lõpuks siis läksin ikkagi kasutatud rehvide peale välja, vaatasin, mingid Nokia on hakapeliitad. See on ju kõige kallim rehv alati. Ta tingimata muuseas alati ju ei võida. Mõnikord on ta, ja loomulikult ma vaatasin lamellrehvi, sest ma sõidan peamiselt Tallinnas. Nad ei võida alati, aga kindlasti on ta alati kõige kallim. Olidki ühed hakapeliitad. DOT näitas, et 2020 aasta mustrit umbes 6 millimeetrit, lamellrehv, miks mitte? 40 eurot tükk. Läksin kohale. Avati need merekonteinerid mitu tükki ja vana käis seal ja otsis ja hästi sõbralikult, aga oli näha, et vaikselt hakkas juba ärrituma ja
see on mitte minu peale, vaid nagu olukorra peale, et ta ei leidnud neid sealt üles. Näitas mulle siin, et mul siin selliseid ja lõpuks siis pikk jutt, et ostsin, ei leidnudki neid Nokiane üles, aga Toyod, mis on ka tegelikult ju täitsa okei bränd, muuseas, ma nägin Jaapanis Lexuse sellel kontseptil, mitte nüüd sellel 6-rattalisel, ma ei näingi, mis sellel all olid, aga seal oli see Lexuse SUV kontsept ka, jõhkrad 24-tonnised tõllarattad, nagu nendel on, tollised, mitte tonnised. Tõllarattad olid Toyo-ref, nii et järelikult tipp-top. Mul Toyo talverehviga kogemust ei ole, aga mul oli ühel autol olid suverehvid all ja need olid hämmastavalt vastupidavad rehvid. See oli 2013 aasta Mazda, sai need tehasest kaasa ja need kessid vist 80 ja 90 000 kilomeetri vahel. Surroks. Ja okei, no talved tulid vahele, eks ole, aga talvel sõidad vähem, ehk et need olid mega vastupidavad rehvid, ja muidu nagu ka ei kurtnud, et mul on Toyo ka hea kogemus. Ühesõnaga, ja lõpuks need olid 2022 rehvid. Sisuliselt, peaaegu uued, mustrit oli umbes 8 millimeetrit ja ma sain 40 eurot tükk. Mina ei tea, millise auto alt nad tulnud olid, miks olid juba 2022 rehvid. Me teame, et siia jõuavad tihti väga ilusa mustriga rehvid kuskilt Soomest, kus lihtsalt on hästi palju oleneb vanusest, eks ju. Ma ei tea, kust need ärikad neid rehve saavad, aga seal oli neid samasuguseid komplekte jäi veel. Ma sain põhimõtteliselt 40 eurot tükk, sain sisuliselt uued Toyo rehvid. Said üle poole odavamalt siis, kui... Jah, need kumhod oleks olnud. Just. No kasutatud rehvi puhul on alati see, eriti kui sa ostad ärika käest, et tuleb vaadata, et need oleks tegelikult samast komplektist. Seda ma ei vaadanud. No vaat, et ma olen näinud et kas nad kõik on 22 just, ma olen näinud küll, et võetakse ala 2 või 3 rehvi ühest komplektist ja siis 1 või 2 teisest ja need tootmisajad võivad olla täiesti erinevad ja sellega seoses ka rehvi omadused. Võib-olla ka mingid muud indeksid seal peal, eks ole. Ehk et sul see esmaspilgul tundub, et kõik on nagu sama ja õige, aga tasub kontrollida. Ei pruugi olla kõik sama ja õige. Okei, no lähen pärast koju, vaatan üle ja kui on kõik valesti, ega ma seda siis ju tunnistama ei hakka. Nii, selline lihtsalt kasulik tarbija nõuanne, et tegelikult otsige. Ma alustasin otsimist küll marketplace'ist, aga sealt ausalt, mulle see marketplace siiani müügi ja ostukohana, ma ei saa seal loogikast tihti aru. Otsingu, seal ei ole nagu seda filtreerimisvõimalust, kui ma võtan spetsiifilist kraami nagu rehvid. Et ma pean peal kirjas eeldama, et ma panen näiteks R16. Kui ma kirjutan siin juba talveref, siis ta ei näita mulle, eks ole. Ühesõnaga... See otsimine on vähe keerulisem, jah? Ja siis vaatasin auto 24 müügiportaalis on ka refid kasutatud täitsa olemas ja sealt hakkasin minema ja juba siis jõuad mingi ettevõtteni, vaatad tema enda lehte, seal on tal juba välja toodud, eks ju, saad veel täpsemalt filtreerida ja väga hästi läks kõik. Nii. Kuna ma oma nädala tegin, siis ma sundisin Margust ka mingi asjaga lagedale tulema. Jaa, no minu jaoks oli üllatus see, et kui ma juba siin Hiina lainel olen viimased nädalad olnud, siis sattusin täiesti kogemata peale sellisele internetilehele, kus müüakse Dongfengi autosid. Hinnakirjad olemas üleal Eestis ja selgub, et ABC Motors oli salaja, nii et kellegi ei rääkinud üles pannud Dongfengi kodulehekülje koos siis mudelitega ja hinnakirjadega ja muu infoga. Ehk et nüüd siis, ja samal õhtul kusjuures, me avaldasime selle kohta uudise ja samal õhtul tuli siis pressiteade, et nüüd siis müüakse Eestis ka Dongfengi. Ja, et Margus siin tegi oma Hiina autost lugu ja otsis siin mingit, et kas see, kuidagi sa jõudsid selleni, näitas mulle linki, mina muidugi, ma ei tea, kus see köha jälle, kohe tegin nupu ja õhtuks siis oli ABC Motors. Võibla neil oligi plaanitud saata teisipäeva või kolmapäeva õhtul, kell 5 pressiteade uue mudeli kohta. Aga võibla oli see meie töö. Aga jah, et mitte ainult Dongfeng, aga sama tootja toodab siis mitut marki, eks ole, neil on seal veel Porting, Voyah, M-Hero
ja see mudeli valik on nagu mega lai, mis siin nüüd korraga nüüd järsku turule 14 autot vist oli seal pressiteates öeldud. Mina kuidagi lugesin 11, aga võib-olla nemad panid siis eraldi, et mõnel mudelil on nii bensiinikas kui hübriid saadaval. Aga igal juhul nagu Eesti nagu autoturg täienes praegu nagu suure hulga mudelitega. Jah, ja paberil seal kõvasti vaatasime neid hindu, et pole ühtegi autot neist ise, ma seal näitusel olen näinud, need Forthingi väikebussid on muidugi selline, ütleme tõenäoliselt Eestis massitooteks ei saa, kõik kas need hind on hea või halb, sest vaadake Dongfengi leht, otsige üles, Forthing V9 ja V6 vist olid, milline jõhker, see esivõre, see auto koosnebki esivõrest ja esiklaasist põhimõtteliselt. Jaa, aga see mudelivalik on ka selles mõttes nagu huvitav, et seal hinnad algavad väga madalalt ja lähevad väga kõrgele välja, et hästi eripalgelisi autosid müüakse. Põhimõtteliselt ma vaatasin seal kõige odavam on mudel Shine, mis on selline kupeelik sedaan ja see pikkus on 4,6 meetrit. See on päris suur auto. See ei ole nagu, et nüüd mingi väike auto, selline, ma ei tea, Hyundai i10 mõõtu, see on 4,6 meetrit suur auto. Hakkab 20 000, mille eest saab siis manuaalkasti ja 1,5 liitrise mootoriga, aga kui sa võtad ikkagi automaatkasti ja natuke tutskema mootori, siis oli vist 24 000 või 25 ja 4,6 meetrine sedaan 25 000 eest, et muidugi on hetkel seal ka loomulikult soodushinnad, et on välja toodud päris hind, on toodud soodushind, et näis kauaks neid soodushindu. Eks me vist oleme sunnitud mõnega neist ikkagi minema sõitma, et saaks pildi ette, mis klassi auto nagu on nüüd kogu selles Hiina autode peale tungis. Jah, neisse odavatesse mul erilist usku ei ole, aga siin nagu teine äärmus on ikka väga, väga teine äärmus. Ehk et müüakse ka autot nime M-Hero 1, mille hind on 174 000 eurot. See on ikka jõhker kolakas elektriline linna džiip ja ka vist hästi võimas. Päris džiip, et mitte ta välja näeb nagu selline raju, sisuliselt midagi, ta ei ole küll kastikas, ta on universaalkerega, aga põhimõtteliselt selline Riviani värk, sest et tal on 4 mootorit ehk igal rattal on oma mootor ja võimsus on 1088 hobujõudu. Ja 4 sekundiga 100, mul massi täpselt ei tea, aga tõenäoliselt seal mingi 3 tonni lähedal on. Ma tean, kui me nüüd usaldame, see oli ainuke hinnakiri M-Hero maali, mis oli rutuga üles pandud veel Leedu või mis Leedu või Läti keelne, vist Läti. Ja kui ma nüüd sealt ikkagi õigesti aru sain, siis M-Hero 1 täismass on 3900 kilo, nii et see kategooria. Ühesõnaga, ma tahaks näha inimest, kes ostab 174 000 Hiinas super elektrimaasturi, selles mõttes jätame isegi selle Hiina ära, kui hästi müüb maailmas Mersu G580 elektriline. See oli mingi hämmastav number, mis siin veel suvel või millal see välja toodi, et neid on müüdud mingid mõned tuhanded, kui sedagi. Et kuigi võiks arvata, et selline California koduperenaine, et miks ta selle G63-ga peab nagu plöristama, et kui ta võib seal poes käia, eks ju, elektrilise G-klassiga, siis need ei ole lendu läinud ja eeldada, et nüüd 175 000 eest läheb lendu Hiina elektrikastika või maastur, aga ei, jällegi, pildid, väga ilusad, pole selles mõttes nagu, mõtlen, mitte autode, ma ei räägi nagu disaini ja materjale me sealt ju katsuda ei saa. Me ei tea, mis häält teeb see uks, eks ju, kui sa selle kinni lööd, aga piltidelt väga tipp-top valik. Hinnad, tipp-top kõike on, hübriidi on, bensukat, elektrit, et põnev. Jah, kuule, aga aasta autodeks nad nii pea ei saa. Seda küll. Siiski. Jah. Saab näha üldse, et millal nagu hakkavad Hiina autod nüüd Euroopa ja meie sinna finaalidesse jõudma, aga aasta auto nagu päris tiitlit, seda ma huvitav, et see Euroopa aasta autos, kas MG äkki on olnud? MG5 vist see elektriline, see mingi MG5, mis hästi palju tegelikult on kiidetud, aga võin eksida ja me ei hakka ka siin saate käigus guugeldama, me ei oleks võinud seda ennem teha, aga läks meelest ära. Räägime siis sellest, mis on aktuaalne. Mis on aktuaalne, jah.
no eilne proovisõidupäev, seal me siis proovisime 6 Eesti aasta auto finalisti, milleks on Mercedes-Benz CLA, elektriline siis nüüd, Renault 5, autolehe lugejale, autogeenisele lugejale juba väga tuttav auto, Hyundai Inster, Škoda Elroq, Cupra Terramar ja Dacia Bigster. Kattuvus Euroopa aasta autoga on siis Mersu CLA, Škoda Elroq, Dacia Bigster ja no ütleks nagu Renault 4 ka, kuna Renault 5 oli eelmine aasta, sest Renault 5 Euroopa aasta auto konkursile jõudis juba eelmine aasta. Just. Nii ütleme siis veel ära, et lisaks on, mis mainimata jäi, on Kia EV4 ja Citroen C5 Aircross, mis on samamoodi siis Euroopa aasta auto finaalis. Et ütleme niimoodi, et nendest finaalidest Eesti auto omaga ma olen nagu peaaegu et täiesti nõus. Kõige veiram võib-olla on siin Hyundai Inster, mis on ja jääb niši autoks. Ehk siis väike pisikene elektriauto. Euroopas selle edetabeliga ma nii nõus ei ole, seepärast, et siin on vähemalt 2 autot, millest ma ei saa aru, miks nad nii, aga ütle siis. No esiteks Renault 4. Puhtalt sellepärast, et Renault 5 juba on, eks ole, eelmise aasta või siis selle aasta auto on ju, ja Renault 4 on põhimõtteliselt suurema pakiruumiga ja näeb natukene koledam välja. Et miks ta ei paku nagu reaalselt midagi nagu nii uut, et ta peaks olema nüüd sellise suure konkursi finaalis. Aga avame siis diskussioonipaneeli, et tegelikult mul on sama probleem ka ju siis Dacia Bigsteriga. Mitte, et ma ei ütle sulle aga, mis Dacia Bigster, vaid mul endal ongi, et tegelikult, et Dacia Bigster ei ole Dacia Dusterile mitte midagi nagu muud juurde andnud, kui ka mingi x10 sentimeetrit, eks ju, ruumi. Okei, sellele saab nüüd, ka nüüd Dacia Dusteri uuendusega saab ka adaptiivset püsikiirushoidjat. Kui see seni oli ainult Bigsteri, siis... Seal olid mingid muud varustusasjad veel, ehk et vist elektriline tagaluuk ja ports asju oli veel, mida sai üleüldse esmakordselt Daciale. Aga nüüd tulevad need Dusterile ka, vähemalt adaptiivne tuleb. Ehk et sama asi, et sul on tegelikult sama auto, samad jõuallikad, sama interjöör, välisdisain ka ja sul on selline plus 20 sentimeetrit, et ta on lihtsalt palju praktilisem. Kuigi jah, et see Renault 4 üritas teha ka retrot, aga veits nagu ebaõnnestunud, et ta pole nagu kihvt retrokas ja selline, sellega ma olen nõus jah, et see on kordus. Jah, et sinna oleks leidnud kindlasti nagu paremaid valikuid, ütleks mina. Ja teine auto, millega ma nõus ei ole, on Fiat Grande Panda. Sellega ma olen nõus, et sa ei ole nõus. Ja. Ma ka olen nõus. Sest see ja selle auto nagu sugulased, nad on minu meelest lihtsalt, nad on suhteliselt odavad, eks ole. Aga... Nad ei ole odavad. See ongi see, minul ongi nende autode vastu on see, et nad ei ole nii odav. Nad peaksid olema odavad. Nad peaks olema odavad, oleks täiesti fine. Võtke sealt nagu korralikult 1000 hinnakirjast maha ja siis me räägime, et siis ma mõistan seda. Aga praegu arvestades seda, mis auto pakub ja mis ta hind on, siis ta on, selle koha pealt on ta kallis. Me käisime ju, meil oli see test, täpselt Hyundai, me oleme väga põhjalikult tegelenud ju selle aasta, erinevate aasta autodega, sest meil oli test, Renault 5-st me isegi ei räägi. Renault 5-ga me pole ühegi autoga kunagi nii palju ja nii erineval moel sõitnud kui Renault 5-ga. Meenutame siis, sõitsime 24 tundi ringrajal sellega. Aga et meil oli test paar nädalat tagasi autogeeniusest taas leitab. Ta oli isegi ju kaane lugu meil autolehes. Fiat Grande Panda, Hyundai Inster ja Renault 5. Kõik siin esindatud autod. Ja kuigi nad on põhimõtteliselt nagu mõõtude järgi. Teoorias sarnased, kõik on nagu suhteliselt odavad väikesed elektriautod, eks ole. Ja Grande Panda lihtsalt ei saa Insterile ja Renault 5-le vastu, sest et selle konkreetselt, ta on jube kihvt, jube funky. Kihvt disain, hästi palju vigureid, selline, lahe linnaauto. Aga tal oli põhimõtteliselt sama, see konkreetne auto maksis 30 000 eurot. Ja tal oli sisuliselt 100 kilomeetrit sõiduulatust vähem kui nendel teistel, mis on jah, paar tuhat kallimad. Et ma ei tea, kas meil oli testis nüüd see suurema sõiduulatusega Grande Panda või mitte,
mida on ka raske öelda, sellepärast, et ta ekraan ja kõik on nii algeline, see info, me ei suutnud leida üles ja see auto vist ei kuvagi näiteks seda, kui palju on keskmine energiatarve. Ja seal ongi seal, mida rohkem sa seda autot kasutad, seda rohkem sa näed neid kohti, kust on nagu kokku hoitud ja see nagu päriselt häirib. Või ka muu varustus, eks ole, et seal ei ole mitmeid elementaarseid asju, mis sa oled nagu harjunud moodsa auto puhul nagu kasutama. Neid ei ole ja sa ei saa neid ka lisaraha eest. Et no on veider. Ma ei saa aru, kuidas auto niimoodi tehti. Et jah, Renault 5, kui me võtame täisvarustuses, on selline 35 000 eurot, 5 000 eurot rohkem kui see Grande Panda, aga mul on suur, ma nüüd räägin natuke vastu, et ei pea olema kõik suured ekraanid, aga seal on lihtsalt ekraan, mis on päriselt funktsionaalne. Mul on juhtmevabad Android autod, mul on adaptiivsed püsikiirushoidjad, ma saan seal mingid asju sättida. Fiat Grande Panda, ekraan oli sisuliselt on sul raadio kuulamiseks. Ja see on ka lisavarustuses. Ja see on ka lisavarustuses. Odavamal. Et, mina ütlesin selle Fiat Grande Panda kohta, et see on jumala ideaalne 20 000 eurone elektriauto, võiks olla täielik hitt, aga seda müüakse 30 000-ga. See kõik, kes ootavad ammu seda 20 000-list elektriautot, see on olemas, aga seda müüakse kahjuks teile palju kallimalt. Jah, et selle koha pealt, eriti nüüd Renault 5, kui sa istud Grande Pandast Renault 5, siis sul on tunne, et kui sa natuke kasutad, et on Nobel auto versus säästauto. Ja. Et see on nagu väga suur vahe. No ja siis Inster on seal selline väike veidrik, mis meile kõigile meeldib. Jube hämmastavalt suur on ta seest. Eirab kõiki füüsikaseadusi. Ja see on väga hästi nagu on seal sees kõik läbi mõeldud. Sa saad neid istmeid igat pidi liigutada, et jah, see on nagu imeliselt tehtud, et näha on, et sinna on tõsiselt panustatud. Et väga mitmekülgne, kui sa tahad. Aga samas oma puudustega seal on ainult 4 kohta, seal on väike kandevõime ja eks ta tegelikult sobib nagu väikestele juba vähestele juba ka sellepärast, et ta näeb siuke veider välja. Ja, et ta on nagu tehtud ka funky disaini, aga selle disainiga on alati see jama, et pooltele siis oled sa täiesti vastuvõetamatu. Nii et Fiat Grande Panda ja Renault 4 Euroopa aasta autovalikust meie jätaksime välja. Ma olen sinuga nõus. Nüüd siis ka see Eesti, ma ütlen ka ära, et siis tegelikult ju Eestis valitakse 2 aasta autot, teine on see Eesti autogala Eesti auto, kus on siis ka finaalis Renault 5, Bigster ja Elrock on kattuvad kõigi nende ülejäänud 2-ga, mis näitab, et need 3 vist siis on võiks olla favoriidid. Võiks olla favoriidid. Lisaks on Eesti autol ka Kia EV3 ja Toyota Land Cruiser. Ja nüüd ongi, kuna Euroopa aasta autos on Kia EV4, siis ma arvan, et miks ta jäi Eesti aasta auto valikust välja. On lihtsalt see, et EV3 ja EV4 on suhteliselt, ma ütlen, nende mõõtude vahe jällegi on väga väike. Neil on põhimõtteliselt samasugune aku maht, sõiduulatus, disain on hästi sarnane, ehk et ma arvan, et nad võtsid üksteiselt hääli ära. Et meie oleme sõitnud ainult EV3-ga, me võime, eks ju, andsime siin hinnangut, võib-olla panime kõrgele kohale EV3, kes on sõitnud juba EV4-ga, valis EV4 ja niimoodi nad üksteise häältest ilma jäid. Või vaadati, et see on juba uuem ja natukene värskem ja sellepärast pani EV4, eks ole, sinna. Ma arvan, et selle Eesti aasta auto finaalist EV3-ga üsna napilt välja. Ja ka sedagi oleme me ju võrdlustestis võrrelnud nüüd Škoda Elrockiga, et ka seal tuli välja, et me panime Elrocki esimeseks ja EV3 napilt teiseks. Jah, Elrock oli natuke väiksem, ta on natuke... Tegelikult mõlemad on väga head autod. Jah, absoluutselt. See on juba, et kui te olete jõudnud oma elus oma valikuni, et kas Elrock või Kia EV3 või EV4, siis edasi vaadake lihtsalt juba, et kumb teil rohkem meeldib, ma ei tea, milline sisu, mis teil sinna võib-olla juurde pakutakse, et seal ei ole enam see, et kuulge, kindlasti võtke üks või kindlasti võtke teine. Need on mõlemad väga head elektriautod. Ja siis Eesti autos on see Toyota Land Cruiser. Ma isegi võib-olla tean, miks ta siia sai, sellepärast, et Eesti auto, see žürii või eelžürii on natukene laiem ja värvikam. Et kui Eesti aasta auto on selgelt ainult meie professionaalsed žurnalistid, kes... meie tee ongi proovida ja tunda ja teada. Siis seal on natuke laiem
noh, ka inimesed, kes teavad autodest, aga võib-olla ei võta, noh, võib-olla näevad nagu rohkem seal mingeid muid, et auto nagu fun, lõbufaktor, mingi selline, et see Toyota Land Cruiser, noh, ta on natuke, ma ütlen, ta jõudis õnnetult jälle Eestisse eelmise aasta lõpus, aga kõik need konkursid panevad oma nimekirjad lukku sügisel. Ehk et ta oli ju tegelikult eelmise aasta uudismudel. Ja nüüd on paljude jaoks on ta juba ammu, siis Land Cruiser on ammu juba ju. Jah, tundub juba vana mudel. Just, et mida me siin hääletame teda mingis aasta autoks, et see on ju... Jah, see on natukene kõrvaline või teine teema, et teisest küljest läks Toyotal väga hästi, et nad said eelmisel aastal siin Eestis müüki. Sest kui nad oleks jäänud sellesse aastasse, siis poleks neid ühtegi müüdud. Ja, aga müüdi ju vist enne automaksu suudet, seal oli vist 90 midagi Land Cruiserit suudeti, nagu ma kujutan ette, kuidas 31. detsember Toyota Land Cruiseritega istuti, okei, nad saavad teha e-teeninduses, aga lihtsalt võeti arvele. Just ma arvan, Toyota maaletooja nägi väga kõva vaeva, et need autod nagu õigeks ajaks siia saada. Nii, nüüd kuulnud hästi palju auto nimest, millest me ei ole veel pikemalt, noh, mis siin Škoda Elrockist rääkida, et Škoda Elrock on hästi palju erinevaid jõuallika ja ühesõnaga siis aku, võimsuse ja veoskeemi nagu versioone. Tagavedu ja nelikvedu. Mis muidugi see tagavedu on... Eriti võimsama mootoriga. See on päris sketši, nagu ma ütlen, kui ma esimest kord sõitsin Volkswagen ID3-ga, mis on ka ju sama tagaveolist platvormiga talvel. Ja see oli, ma ei tundnud, et ma lähen kohe kraavi, aga ma nägin, kui palju see elektroonika kogu aeg vilkus, et mind sellise libeda tee peal hoida, siis see oli natukene, noh, seal on ju newtonmeetrit ka kõvasti. Et veider jah, et Volkswagen valis selle nagu tagaveolise platvormi. Nii et kui ma räägime siin nüüd, millist valida, noh, Elrocki puhul ma vist nagu ütleks, et linnamaasturid minu jaoks ei pea alati olema tingimata nelikveolised. Esiveoline mingi Kia Sportage asi on täiesti adekvaatne auto, sest ta on maast natuke kõrgem, sa ei jää igasse hange kinni, aga noh, nelikvedu ei ole alati sul vaja. Eriti kui sa sõidadki linnas kogu aeg sellega, siis pole üldse vaja tõesti. Elrocki puhul ma ütlen, et kui nagu vähegi budžett lubab, et siis ma paneks vist selle nelikveo ikkagi sisse. Ühesõnaga, ta on nagu natuke väiksem Enyaq ja Enyaqi populaarsust me ju Eestis teame, omanikud on pigem rahul, et siin ei ole mitte üllatust. Nagu. Et väiksem Enyaq ja tegelikult jällegi, et meie võrdlustessi ta võitis ja võitis põhjusega, eks ole, et väga tipp-top auto. Ja no Terramar, nagu ma eile avastasin, polnud kunagi selle peal tulnud, Cupra, ja siis tulid mingid kolleegid, kes naljaga ütles, et ma tulin Supraga. Võib ka nii hääldada. Supra. ja seda enam, et linna džiipide mõistes ta näeb ju kõige sportlikum välja ja sõidab ka suhteliselt sportlikult. See on raske öelda, et mis seal siis Cupra Terramari puhul jällegi nagu meeldida ei saaks. No muidugi saab, sest ta on ju kihvti disaini, mulle meeldib. Ja, mulle ka. No eks ta on, vaata, ta on samal platvormil, eks ole, nagu Tiguan ja Škoda see samune Kodiaq. Aga ta näeb nagu palju kihtim välja, eriti Tiguaniga võrreldes. Ja eile oli meil siis proovisõidule oli toodud ka siis kõige võimsam, sellest on veel, ühesõnaga 195 kilovatti. Sellest on ju tegelikult ju 228 ka olema, ei. Formentoril on, kas Terramaril on, meile isegi laadisin see linnakirja alla. Sa võid otsida, ühesõnaga räägin nii kaua ise eetrit täis. 195 kilovatti, millega muidugi oli see? 200 kilovatti on veel võimsam pistikhübriid. Okei. Aga sellist Formentori laadset nagu ülivõimsat jälle. Okei. Ühesõnaga saab ka vähem võimsat 195 kilovatti ja üks väga kogenud kolleeg nagu lõpuni, sa oled kindel, et see oli 195 või? Siis ma hakkasin ise ka kahtlema, lasime numbri ilusti veel registrist läbi ja oli jäsad, et loomulikult täiesti piisav igapäevasõidu jaoks, aga et see 195 kilovatti kõlab, võib-olla kunagi vanasti kõlas see veel ju eriti rajupill, et ta ei ole nüüd nagu nii võimas ka. Aga see on jumal nelikvedu, kihvt näeb välja, hind muidugi. Sellel prooviautol olid veel need Akebono pidurid all, mis on omaette 2000 eurot lisaks. Ma arvan, et selle proovika konkreetse demo auto hind, ka Cupral on hetkel mingid korralikud soodukad, seal vist 5000 per auto või.
aga ütleme, kui lihtsalt võtta hinnakirjad, tavahind, laduda sinna need akkepoonod ja kõik lisavarustus, mis tal oli, on ta umbes 50 000 eurone auto. See 195 kilovatti. Jah, ja aga kui ma tahan mõistlikku, on sul hinnakiri? Praegu on soodushinnad. Üldiselt on niimoodi, et hinnakiri algab kuskil 40 000, aga praegu, ja see on siis 110 kilovatine baasversioon, poolhübriid. Aga praegu on soodustused sellised, et ka 150 kilovatise versiooni ja nelikviolis juba maksab 36 380 eurot. Ehk praegu hinnad on tõesti head. Nii et see on, ma arvan, et see olekski optimaalne. Ma arvan, et see 195, ma ütlen, see ei andnud sellist tunnet, et mul on nüüd mingi hästi võimas maastur, nii et pigem siis võtke 150. Need Akebono pidureid ei ole ka vaja. Just. Lihtsalt pange seal omal neid juhiabisid ja asju. Nii et ka kihvt auto, ei ütle, kas ta nüüd, kui Eesti aasta auto on, et Jah, ta ei ole nagu... Ta on kihvt Tiguan. Jah, just. Aga ta ei ole midagi nagu sellist nii väga erilist. Et kui Formentor tuli, siis ta oli täiesti uus, nagu, et sellist autot nagu Formentor ei ole, ei Škoda ega... Aga kui arvestada, kui palju nagu neid uusi Tiguane linnas ringi liigub, siis mul ei oleks küll küsimust, mina eelistaks iga kell Cuprat enne. Ta näeb palju toredam välja. Eriti, kuna me oleme Tiguani kiidame edasi, sest see on tulnud hea uus auto, aga padu igava välimusega. Täiesti ilmetu. Nii et selles mõttes on Cupral ikka kõva eelis. Ja. Nii, siin Eesti auto ja mujalgi, eks ole Mercedes-Benz CLA nüüd veel. Sina, sellega me oleme nüüd ka päris usinalt. Sina käisid välismaal sõitmas? Jah. Selle nimekirja kõige kallim auto ja ma ütleksin, et ka kõige parem elektriauto, et kui sa nagu omadusi ja tehnoloogiat vaatad, siis teised ei saa talle vastu. Et Mercedes on jällegi teinud, on astunud sammu edasi ja teinud väga hea elektriauto, mis ei tähenda, et ta nüüd on ideaalne auto. Mina sõitsin siis selle 250-ga, mis on äkki siis ainult tagaveoline või meil oli siin, tuleb ekstras üks lugu, siuke vahva. Värvilised ja veidrad elektriautod, aga ma ütlen, ongi jälle nagu auto, millel on väga raske ja üks hind on täiesti, jälle, ma ei tea nüüd see auto, mis 250 ja nüüd, mis mul hoovis on või praegu siin õues 350, seest näeb kihvt välja, kuigi mul seal müügimees juba ütles, näed, vaata, katsu seda pinda, see on paberist, okei, et ma panen ruttu ukse kinni, et vihm peale ei sajaks. Täpselt hea välja ja ma eile istusin siis ka, proovisin igaks juhuks tagaistmel, sest ta on ju siuke langeva katusega sedaan. Ja mina mahtusin ära. Tead, mis mulle Cupra Terramari puhul, proovisin ka tagaistmel istuda. Kuna tal on sportlik iste, siis see koht, kuhu taha istu ja põlved lähevad, tihti on seal istmes nagu süvis. Kumerused. See oli plastikust ja millegipärast nagu 2 soont, nii et just kui mu põlved peaks sinna mahtuma, aga kui on ees pikem juht, siis mu põlved on nagu 2 plastikust nagu süvendi sees, mis oleks päris ebamugav, et miks see, ilmselt teevad jälle disaini. Asi, jah, tehti disaini, aga ei saadud aru, et miks seda disaini tehti. Aga CLA, jah, et praegult ka jällegi soodushinnad ja ma arvan, et kui sinna varustust peale panna 60 000 äkki, 350 maksab isegi rohkem. Et alguses, kui need hinnad veel päris teada ei olnud, siis nad muidugi rääkisid, et hinnad algavad circa 50 000, ja räägiti ainult sellest 250-st. CLA 250 pluss siis. Nüüd on valikus ka CLA 200 või? Ja nüüd ongi niimoodi, tegelikult on hinnakirja esimene auto on CLA 200, ehk siis oluliselt nõrgem auto ja selle hind hakkab circa 52 000-st. 250 ka veel siis tagaveoline maksab 58 000 ja kui, mis on selgelt ka nendest kõige parem, ma sõitsin 250 ja 350 välismaal, et 350 on ikkagi oluliselt parem auto. See maksab siis 62 500 eurot. Nii et ei, ta kindlasti ei ole, eks ju, samas valikus, kus sul asub Kia EV3 hinna mõttes, aga kui me räägime, et on Mercedes ja väga issand, see ei ole ju ideaalis suudab see auto sõita 790 kilomeetrit akutäiega. Just. Ja tegelikult ongi see baashind on umbes sama, mis oli sisepõlemismootoriga vanalt CLA-l.
ehk et tegelikult nad on selle baasina ikkagi väga madala saanud sellele. Just, ja saab ka universaalina, universaali hinnakirja vist ei ole veel väljas, et ta ei ole kindlasti maailma kõige suurem auto, aga teil ei olegi enamikel vaja maailma kõige suuremat autot. Aga vaikne ja efektiivne ja ilus ja seal mingid puudused on, aga üldiselt ikkagi väga, väga väärikalt on ta siin finaalis sees, et nii et kui me nüüd vaatame neid 3 nimekirja, lähtume ka siis eelmise aasta Euroopa aasta auto võitjast Renault 5, siis me ei hakka siin praegult, me ei ole veel Margusega kumbki oma nii-öelda siis lõplikku valikut ka ära saatnud. Me ei saa siin öelda, et mis valik oli, aga ma näen ju tegelikult seda nimekirja vaadates, et me esikolmikust leiame tõenäoliselt Renault 5, ükskõik kumb see Eesti aasta auto, 1-2 nagu Elrocki. Ja siis edasi on juba, see Bigster, ma ütlen, see Bigster eile ju tegelikult, me kiidame ka Daciat päris usinalt, aga see, mis eile oli toodud sinna proovisõidupäevale, selgus ju, et ei oldki väga hea Dacia. See käigukasti, ta oli Dacia Bigster, ta oli manuaalkastiga ja samas 4x4. Jah. Et see on muidugi huvitav, et ma ei mäleta, millal ma viimati sõitsin uue proovisõidu autoga, millel oli käsi käigukast. Et see oli, istusid autost ja vaatasid, mis nüüd siis toimub. Aga selle siduri ja mootori ja käigukasti koostöö oli sükene, ütleme, keeruline, et ta ikkagi tahtis tähelepanu saada, et selle autoga sujuvalt sõita. Ja start-stop süsteem tegi selle asja veel eriti raskeks. Nii et ta oli päris rabe, et muidugi Dacia esindaja rõhutas, et aga oodake, novembri lõpus tuleb, ja tulebki see nii Dusteri kui Bigsteri valikusse lõpuks see versioon, mida on ammu oodatud, ehk et nelikvedu ja automaatkast. Ja vanasti oleks tahtnud veel diislit ka, diislit enam ei saa, aga nüüd tuleb see hübriid, ehk et sul tulevad kõik nagu need head ja LPG vist oli ka võimalus, et sul tulevad kõik 4 head asjad ühes autos, mis hinnaks tuleb, täpselt veel ei tea. Nii et et kas sinna esikolmikusse jõuab Bigster, jõuab sinna CLA või mõni Kiadest, et ühel ei olegi, ühes valikus ei olegi Kiat, et näis. Aga nii ta on, et siin võrdselt nii elektriautosid kui ka täiesti mõistlikke tavalisi autosid, et veits on põnev, kuigi mul on oma arvamus, et kes siit võitjana väljub siit sealt, aga esikolmik on mitmekülgne. Jah, seekord on see valik nagu natukene keerulisem nagu nimekirja kokku panna ja ennustada, kui mõni teine aasta on olnud. Et tõesti, või paar tükki, 1-2 autot võib-olla, mida ma eeldan, et jäävad tahapoole, aga mõnikord on õnnestunud ka endal esikuuik nagu täpselt paika panna ja pärast niimoodi ongi. Et mul ei ole kunagi õnnestunud. Mul on vist ikkagi ma ikka kipun mingi emotsiooni või asjaga lähenema, aga Margus on kõiges nii, mis puutub autosid, kuidagi nagu, ma ei ütle, et sa emotsioonid oled, aga sa tead nagu, mis tegelikult loeb. Mul on õnnestunud paar korda on täpselt pihta panna, aga seekord ma kahtlen, et nii hästi läheb. Nii, aga ma teen nüüd sellise, ei me veel ei lähe Jaapanisse, kui varst lähme. Aga mis oleks, kui Renault 5 asemel, mis võitis ennast Euroopa aasta auto, ja aasta on Eestis, kõva kandidaat, hoopis oleks Nissan Micra. Vaatko osavalt praegult. Sest Margus Pipar käis sõitmas uue Nissan Micraga, mis näeb välja natukene nagu võib-olla 2000-ndate aastate alguse Nissan Micrast, tal on sellised ümarad esituled külge pandud ja jälle siuke retrolik välimus, aga kui sa istud autosse sisse, siis sa saad aru, et sind on petetud, sest sa istud sisse Renault 5. Nii et ikkagi, põhimõtteliselt me räägime siis Renault 5-st, aga kui suur erinevus, tegelikult autoinimene ju teab, et kui sa istud Volkswagen, Škoda Seat on ju. Škoda Seat, kõik on ju ka, sa istud samasse autosse, mis näeb teistsugune välja. No ütleme, et Nissan ja Renault on nüüd mitte sammu edasi astunud, aga sammu nagu tagasi astunud, sellepärast, et nende autode suurim erinevus ongi need esituled. Et autos sees sa näed Renault või Nissani embleemi, aga kõik muu on ikkagi sisuliselt üks-ühele sama. Ehk et täpselt sama auto, mida müüakse sulle teise märgi all ja võib-olla natuke teise hinnaga, hinnad veel teada ei ole. Et jääb siiski, kui nüüd nagu otsustada, et siis ongi, et
kumma auto välimus sulle rohkem meeldib ja kummast esinduses sa saad nagu parema diili. Aga hinna... No Soome hinnad on näiteks sisuliselt üks ühele samad ka, et 200 eurot äkki vist oli Nissani baasind madalam. Nii et välimus erineb, kerevärvid erinevad, aga auto on täpselt sama. See oli nüüd küll lühike, nii et me võime siis ka aasta autoks valida Nissan Micra. Kui Renault 5 valitakse aasta autoks, siis te teate, et ka Nissan Micra... see on väga hea, just, et kui mingi hetk nagu, et mul on kõriini sellest Renault 5 jutust ja tegelikult mulle ei meeldi see kandiline, et siis tegelikult on alternatiiv olemas, natuke olete isegi hipster. Ma arvan, et see ongi selle aasta hipster on see, et kes Renault 5 asemel ütleb, et mulle meeldib Micra rohkem. Autona täpselt sama, aga välimus on teistsugune. Tegelikult, äkki teistmoodi. Kui üks on kandiline, siis teine on rohkem ümar. Et seda nad on muidugi päris hästi teinud, et Micral vähemalt väliselt on ikkagi täitsa oma iseloom olemas. Aga selle muutmise koha pealt siis turundusjuttu ja nende pressiesitluste inimeste juttu ei saa alati nagu tõsiselt võtta ja eks rumal, kes vabandusi ei leia, eks ole. Aga Nissani esitlusel siis öeldi, et vaadati sulle sügavalt silma öeldi, et teate, et meil on see alusmaterjal, ka Renault 5 on nii hea auto, et me ei näinud mingit põhjust seda muuta. Et nii ongi, et tegelikult nii ongi. Et ei räägid, et ei olnud seda, et sulle tehakse terve esitlus ära ja just kui ei mainitagi seda autot, mille põhjal ta on ehitatud. Just, ja tihtipeale niimoodi ongi, et nad püüavad seda nagu saladuses hoida või vähemalt mitte ise rääkida. Aga seekord ka seal pressi esitlusel oli Renault 5 käis nagu jutust käis kogu aeg läbi. Ja, see mingit turundusjutud rääkimine nii naljaks, ma saan aru, et kui sa räägid seda oma turundusmaterjalis, oma kirjusbrošüüris, oma selles esitluses, kus sa kutsud kliendid ja niimoodi nagu emotsionaalsed inimesed kohal, aga kui sa räägid seda sirge näoga autoajakirjanikele, kes 2 nädalat tagasi tegid selle sama auto teise margiversiooni ja siis miks me seda, aga ei, nii see turundusmaailm käib ja ega meil selle vastu midagi pole. Aga teeme siis kiire Jaapan tuuristega, ma ütlen, Jaapan on selline autoriik ju, et kõik, kes seal käivad, kõik top gearid ja kõik Jaapanis satub, siis tuleb sealt ju tegelikult see Top Gear ja sellist tihti jõuavad mingite vanade taatideni, kes kuskil kuuris ehitavad eriti kalleid GTR-e, aga kui me räägime nagu tänavapildist ja Daikoku parkimisplats, et see ei tule ju siin kellelegi üllatusena, et see on kihvt koht, kuhu minna. Ja ma sain seda ise kogeda, mina ei käinud kuskil parkimisplatsil, ma ei jõudnud kuskil auto kogunemisele, sest et 2 korda 24 tundi läks mul reisimise peale, ehk sinna ja tagasi, mõlemad 24 tunnised otsad kokku. Ja koha peal Tokyos olin ma ka, siis 3 korda 24 tundi ehk 3 ööpäeva, millest hästi palju aega läks ka messile, millest ma ka kohe räägin. Veits pidi vahepeal magama, aga mitte palju, sellele ma aega ei kulutanud. Ja siis ma käisingi lihtsalt pärast messi, ma käisin õhtuti, võtsin metroo, sõitsin sinna Shinjuku, Shibuya, see põhikesklinna osad, kus need värvilised tuled. Istusin maha, võib-olla jõin midagi, võib-olla ei joonud, ei ütle. Ja vaatasin lihtsalt liiklust ja vaatasin autosid ja siis kõndisin järgmisse kohta. Ja ma võin öelda, et ei pea tingimata mingeid neid parkimisplatse minema otsima, sest et sa näed, saad selle esimese maitse, saad sa seal kesklinnas kätte. Hämmastavalt. Mina ei tea, kui palju igast neid Skyline, GTR, näiteks R34 toodetud on. Aga mul on natuke, ega ma ju ei, kas seal on inimesel piinlik näiteks ringi sõita tavalise R34 vist oli GTS vist äkki, mis oli ainult tagaveoline, aga paned nagu need GTR-i, nagu võtaksid tavalise 3 BEM-i ja paneksid M3 märgid peale. Hämmastavalt palju oli neid GTR-e. Nad ikkagi nagu just neid R34-sid, 33-sid nagu niisama sõitsid 3, sõitsid 2, parkisid. Okei, nii et autokultuur on Jaapanis ikkagi tugev ja Skyline on siis seal... See on nagu püha auto. See on püha auto, sest et kõik, aga enamus entusiasti autosid, mida ma seal siis nägin nendel 2 õhtul istudes ja 1 õhtul ma tegin lihtsalt hästi pika jalutuskäigu. Valdav enamus oli Nissan GTR-id, R35 ka muidugi ja kui me et autoinimesed teavad Liberty Walk, ma jään praegult, ma ise ei ole nii hästi JDM-iga kursis, kas Liberty Walk teeb ainult neid kere laiendeid
või kui sul on Liberty Walki auto, et kas seal on siis ka midagi edasi aidatud kapoti all, noh ilmselt on, et kui sa juba paned hirmsa raha nende kereraiendite peale, küllap sa siis seal midagi veel peale keerad, aga Liberty Walki autosid ma nägin päris palju. No. Sõidavad kolmekesi, kõigil muidugi LBVK niimoodi külje peal ja Harajuku linnaosas on Liberty Walki riidepood. Täiesti juhuslikult sattusin mööda kõndima. Ja selle ette tulid täpselt, sellel hetkel nagu tellitult mingi R35, väga kihvtid lahiendid parkis Liberty Walki poe ette, sai neid pilte. Ja sõidavadki, kruisivadki oma GTR-idega, kruisivad Supratega, muidugi see eelmine põlvkond. Ja okei, Nissan, Suprat ja mis veel? Nagu fänniautodest, mis rohkem silma ei? Erinevad siis odavamad versioonid, ehk siis mitte nüüd need Skyline, mis need on S200 ja niimoodi. Ja kindlasti on jällegi, kus linnaosas sa oled, näiteks neid mingid eriti tuunitud Lambosid ja neid ma ei näinud. Ma nägin tänaval sõitmas üldse ühte Huracani ja 2 Ferrari SV90. Aga ma ütlen, ma olin ju tegelikult seal liikluses ainult mingi kokku 4 või umbes 8 tundi. Aga jah, pluss siis muidugi see, mis see kohalik, kõik need K-Cars, kõik need Toyotad, Lexused, mida meil ei ole. Selles mõttes oli ka muidugi, et kõik ei jaksa ilmselt seda GTR-i osta, oli ka siis siuksi madaldatud Toyota ja Lexuse sedaane. Ja teate mis? Põhjatuled on tagasi. 25 aastat pärast Kiired ja vihased esimest filmi on Põhjatuled tagasi. Nii et Eestis, kui sa mõtled, mida see talv oma hobiautoga teha, pane Põhjatuled alla, kevadel oled kõva kärbes. Et Jaapanis on siis see mood tagasi. See mood on tagasi, et tegelikult olid Põhjatuled enne Fast and Furiousi ka juba levimas, aga sealt nad läksid globaalseks, sest sealt kõik nägid. Sinu jutust jääb nüüd selline mulje, et seal kesklinnas sõidetaksegi praktiliselt ainult tuunitud ja ägedat autodega. Ei, päris palju jah, et ma ei pidanud nagu niimoodi, et tunnis korra ühte nägid ja jooksid järgi, vaatasid jälle kuulid ja sa ju kuuled, kui nad tulevad. Aga kuidas seal elektriautodega on? Ei näinud küll eriti. Ei näinud, seal oli, kuidagi kogu selle kirju vahele vist kadusid ära, et seal on ikkagi hästi muu autokultuur on seal suhteliselt mõistlik. Selline ikkagi oma turuautod ja need K-Carid. Ja kui nüüd sellest Japan Mobility Show oli see, see ei olnud Tokyo autonäitus, mida me teame nagu selle nime all, vaid see oli siis mobiilsus ja rohkem tulevikku suunatud, mis tähendab seda, et loomulikult olid kohal kõik Jaapani tootjad ja enamik presenteerist või näitasid siis prototüüpe, kontsepte. Mitte, et siin on meie nüüd muidugi oli see, seina äärde olid pannud uued RAV4 ka, eks ju, sest paljud ei ole seda ju veel näinud, aga fookuses olid kontseptautod. Ehk siis Toyota kutsel ma käisin seal, Toyota Baltic. Toyotal oli hästi suur, nad ilmselt sellepärast meid ka sinna viidi, et kogu nende korporatsiooni siis mudeli valik oli alates sellest, et näidati Corolla kontsepti, muidugi mitte kaugeltki veel tootmisauto. Corolla kontsept tuleb nii sisepõlemis või uus Corolla kunagi tuleb sisepõlemismootor, elekter, mõeldakse vesinikule, hübriid, kõik. Lexus, ilmselt ei ole jälle ühtegi autosõpra, kes ei oleks nüüd näinud Lexuse 6-rattalist uut LS-i. Sinul oli Lexus LS. Mis arvad Lexuse 6-rattalisest LS kontseptist, mis on sisuliselt nagu buss? Kas LS liigub õiges suunas? Ütleme nii, et pühaduse teotus on vähe öeldud selle kohta. Okei, kui sul see ei meeldi, siis tegelikult oli ka LS kupee kontsept ehk nagu ma ütlesin 24 tolliste ratastega kupee maastur. Ühesõnaga on aru saada, et miks Toyota sinna viis ja seda enam, et neil oli ju tegelikult üks väga suur uudis seal. Nad tegid uue brändi, jah. Ja, just. Et enam ei ole, Lexus ei ole mitte Toyota brändi nagu kõige-kõigem. Vaid nüüd on Century. Toyota Century automudel on tegelikult toodeti esimene neist juba 60ndate lõpus, mis on siis hästi-hästi luksuslik kohalikus mõistes. Selline ikkagi, Keiser sõitis Centuryga, Toyota Centuryga. Ja nende jaoks see uus bränding oli nii oluline, et
name droppingut teha, siis seda Century brändi avamist ja tutvustamist tegi Akio Toyota isiklikult, oli kohal laval, tõmmati jälle selle kontsept, see oranž, siukene ka mingi kupee lükandustega, aga kohal oli ka kihvt, üks valge nii-öelda praeguse põlvkonna Toyota Century GRMN ehk siis Gazoo Racing Masters of Nürburgring, selliseid autosid, kus GR-osakond on Centuryt tuuninud, teravamaks igatepidi, on maailmas 2 tükki ja mõlemad kuuluvad Akio Toyotale. Ja valge oli kohal. Väga kiht. See on nagu, see vana on ikka, see vana on ikka nii automees, kui ta on täitsa vekkes. Normaalne. See võta nagu Jaapani nagu kõige esinduslikum auto, eks ole, teatud mehed, tehke nüüd see mulle. Ega väljast veel midagi eriti näha ei ole, ta ei ole kuskil, ta ei ole stansitud, ta ei ole mingit kere laiendit, sa lihtsalt tead, et seal on mõnusasti natukene niimoodi, kõik on teravam, kõik on paremaks. Sest et Akio Toyota, kelle ju nimi on Morizo, mille järgi on Corolla sportversioon saanud, eks ju, Morizo pakett on, ehk siis Morizo-san, ta teab, ta oskab sõita. See ei ole niimoodi, et ta peaks kuidagi esinema. See mees on päriselt kiire ja autofänn. Aga millal see uus mark nüüd reaalselt hakkab valmis saama? Keegi ei tea. Selles mõttes tegelikult seda Toyota Centuryt ehitatakse ju sedaanini edasi. Neil on ka valikus praegult juba toodetakse üks SUV, mille kohta ma siiski ütleks, et on ebaõnnestunud auto. Kui see Toyota Century on midagi, mida mujal ei ole, siuke sedaan, natuke nagu vana välimusega. Nad on selle disaini juba aasta ja 10 läinud, eks ole. Ja seda ju kunagi oli V12 mootoriga, nüüd on ta V8. Siis see SUV on lihtsalt hale rip-off Kullinanist ja nagu siuke, kole potsakas, suur mölakas. Aga selle Century brändiga nad ütlevad, lähevad globaalseks, aga rohkem nagu mitte midagi. Mis see tähendab? Kas nad viivad Araabia maadesse saad ostma hakata, saad sa Ameerikas, Euroopasse vaevalt. Aga nagu madalalt nad ei lenda, sest nad ütlesid otse välja, et Rolls-Royce ja Bentley, et siit me tuleme. Et nüüd ongi, et millises riigis nad saavad Rolls-Royce ja Bentley vastu, eks ju, Toyota luksusmaasturiga näis. Aga kõik ülejäänud ka seal, ma ütlen, Mazda näitas oma mootoriga sportauto, range extender, ühesõnaga, Hondal mitu seda oma elektriauto kontsepti, mida nad on näidanud Subarul. Järgmine elektriline STI hästi siukene, aga lava kõrval Boxer-mootoriga mingi STI kontsept. Nimi oli B-Boxer või B-Concept. Millal see tuleb, kas see tuleb ainult Jaapanisse, aga Subaru näitas reaalselt nii öelda, mis võiks olla siis järgmise, nagu võtta selle praeguse VRX-i, mis on täielik õnnetus, Ameerikas müüakse. Tähendab, ta ei ole õnnetus. Et ma tegelikult ju alati räägin, et kõik autod ei pea alati minema veel võimsamaks. Aga Subaru, kes oma ju VRX STI-dega oli ikkagi kunn. Koos Evoga olid nad ikkagi selle skeene kunnid, siis see uus VRX, põhimõtteliselt teda hakati mingi hetk müüma isegi CVT kastiga. Kas ta äkki praegu on CVT kastiga? Millest me räägime nagu ja siis on CVT kast või? Et ühesõnaga midagi teeb Subaru seal vallas, Mitsubishi, kõik need K-kaarid, kõik see, kihvt. Mulle meeldib ulme ja mulle meeldis olla näitusel, kus on nagu hästi palju kontseptautosid. Mis neist saab, kas neist saab, eks ju, aga see, kus on saadud mängida, kus seest näeb välja kõik selline kihvt. Et mis ma sinna Jaapanis ikka lendan, et selleks näha, ma ei tea, uut 7. seeria BMW-d või Jah, kui sul on näitusel lihtsalt kogu mudeli valik välja toodud ja siis äkki mingi facelift ka sinna juurde, eks. Ja loomulikult kohaliku turu valik, need K-autod on, ma mõtlen, et mis on piirang, jättes kõrval selle, et Euroopas neid keegi osta ei tahaks võib-olla, aga võib-olla tahaks ka. Miks ei saaks seda
autot nagu, sest et tegelikult ju kuskil Prantsusmaal ja seal olid ju väiksed autod, mingid C1, Citroen C1. No kogu Lõuna-Euroopa tohutult populaarsed. Ja sa näed siiamaani ikkagi neid väikeseid autosid on ju alles hästi-hästi palju ja see oli mega suur segment, mida osteti hästi palju, ka sellepärast, et ta oli nagu odav ja väikestes või suurtes linnades ja nii edasi nagu jumala õige auto. Nüüd, mis paraku on rohepöörde tõttu ja ma arvan, et see on tegelikult me saime ju ise vastuse just, et kõik väikesed autod on Euroopast nagu välja söödud, mis on täielik ajuvabadus, eks ole, ja kuidas saavadki, kui Euroopa tootjad ei suuda siin need enam müüa, siis sest mis nende autode puhul seal on ju väga selgelt reglementeeritud, mis auto, see ei ole nagu lihtsalt, et keegi mõtles, et see on mingi, nimetame väiksed autod selliseks, seal on see, et mootor vist ei tohi olla üle 660 kuubiku, ehk siis 0,66 mootor. Ja ilmselt selle CO2 ja need näitajad ei vasta mingiski mõttes Euroopa normidele. Et see on see, et see oli vist niimoodi, et kui sul Jaapanis sa võid auto kuidagi osta, kui sul on ette näidata vist parkimiskoht. Või siis sa saad nagu osta. Kui sul ei ole parkimiskohta ette näidata, siis sa vist võid osta selle K-kaari. Või oli seal mingi tohutud maksusoodustused nendele K-kaardid. Midagi oli seal auto ostmise ja parkimiskohaga. Äkki see oli see, et miks seal oksjonitel hästi palju, et paljud müüvad kogu aeg midagi eest ära selleks, et saaks osta nagu uue auto, et sa võid olla, sul võib olla, et sul ei ole raha probleemi, aga sul lihtsalt ei ole sinu maja juures, ei ole enam parkimisvõimalust. Ja et või on sul ratsionaalne, kas siis maksude või mille iganes tõttu, et sul on ratsionaalne uus auto osta. Jah, ühesõnaga me oleme nendest K-autodest kirjutanud, et seal on tõenäoliselt mingid tohutud maksusoodustused, aga nad nii kihvtid näevad välja, nad nii funkid ja siis on nendest tehtud mingi ralliversioon ja siis on nendest tehtud matkaautod. Seal oli eraldi saal oli kohalikele matkaautodele. Sa ei näinud, seal oli kõige suurem matkaauto, mis seal oli Fiat Ducato baasil ehitatud, siuke Star Warsi teemaline. Kõik teised olid kas siis K-kaarid või sellise Toyota Hi-Ace'i baasil tehtud matkabussid. Et jälle, palju väiksemad võrreldes sellega, millega me siin Euroopas. Ja muidugi sealt edasi siis Ameerikas, eks ju. Tehakse 50 kohalises bussis, tehakse sulle maja. Nii et oli kihvt, oli tänaval oli kihvt ja seal näitusel mulle, ma ütlen, autogeenuses on galerii üleval, võtke tass kohvi, kui te roolis olete, siis te ei vaata seda galeriid, vaatate kodus. Et tore, see on nagu, sa tahad just automaailma erinevust, et meil siin oma selles nii-öelda tiigis elad, et kogu aeg üks ja sama ja siis sa näed, et mujal on täitsa teistmoodi. Ja üks asi vist meenus, Daihatsu on ju ka Toyota alle tegi ja hästi toodi esile, et mis meid absoluutselt ei puuduta, et Daihatsu Koppen, tead see väike kabrio? Jah, kahekohaline. Et selle uus versioon näeb välja täpselt nagu eelmine. Eesmootori tagavedu, selles põhimõtteliselt me räägime mingi alla 4-meetrine auto, tuleb pisike tagaveoga sportauto. No väga kiht. Nad ise tõid ka selle, et see on nagu, et umbes meie insenerid lihtsalt läksid nagu täitsa endast välja ja tegid tagaveolise pisikese sportauto. Kujutage, et Mazda Miatas või Mazda MX-5-st palju väiksem tagaveolne auto. Mis lõbus võib olla? Pane veel tohkama, et on ju. Võiks need ajad tagasi tulla, kui ka meil saaks müüa selliseid erilisemaid autosid taas. Just. Aga nii sai see Jaapan autogeeniuses on seda teemat palju üleval ja kuuleme siis järgmine nädal jälle. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.